Ja tere õhtust, oleme siin Nordea kontserdisaalis. Äsja on lõppenud Eesti muusikaauhinded 2016 ja oleme siin, oleme siin kinni püüdnud Anu Saagimi. No tere Anu, räägi, kuidas on emotsioon peale säärast suursugust eventi? No ütleks nii, et väike tudu tuli. Tudu, miks? Ja, sellepärast, et sa tead ju, me oleme ju näitlejad. Mul oli üleeile 2 etendust ja sind ei olnud kohal kusjuures. Lasin üle. Ja me käisime Karu Valgas, Tartus, ma ei mäleta veel kus. Ühesõnaga, mul on uni. Anul on uni. Anu, räägi, kas su une puuduse tõrjus ka mõni tänane äkt või artist või mõni laval või kõrvalistunud isik? Kuule, tead mis? Tegelikult mul on tohutult hea meel, et Elu24 live kutsus teid kunagi. No ma ei mäleta, millal see oli päris ammu. 5 aastat tagasi või? 5 aastat tagasi. No mis ta oli jah, mingisugune, aastake või? Ja siis te ei olnud ju mitte keegi. Päriselt ka või olite te juba siis teada tundnud? Me olime nukrad sellised, rohkem sellised, vaatasime kontserdidel oma tossupaelu ja lugesime neid üksikuid näppe, mis meie poole visati ja näed, 5 aastat hiljem, siin me oleme. Palun väga, et emotsioonid, ma ei näe emotsiooni. No nagu sa näed, siis emotsioonid on väga vaos hoitud, sest ma juba olen vist selline inimene. Aga absoluut, miks ei peaks rõõmus olema? Mul on tõesti väga hea meel. Uskumatu tegelikult, et selline asi üldse võimalik oli seepärast, nagu ütlesid, me oleme mitte keegi, eks ju. Olite. Olime ja nüüd järsku oleme kuulsad. 10 korda kuulsad. Aga mina tahaks küsida, et mis selle jaoks nagu teha tuleb, et okei, Elulaivis te käisite, okei. Nii, siis te käite kuskil mööda kõrtse ja lounge ja kohvikuid ja mingeid urkaid on ja nii. Mida te veel teete? Tead, see on väga huvitav küsimus. Mul on hästi palju mainitud seda, et kurja küll, et seda voidi on nagu igal pool kogu aeg, kogu esinete igal pool. Mina ei tea küll, neid laive on meil nagu häbemata vähe ja see, et inimesed üldse teavad, et selline ansambel eksisteerib, see on juba väga suur asi ja äkki tõesti sina tegidki meid kuulsaks? No, ma arvan, et Elu24 tegi kuulsaks ja nüüd ma olin selles žüriis ka, seda oli vist 150 inimest, on ju, kes siin hääletasid. No igal juhul, nii kui teie nimi tuli ette, te saite mul 5 punni kogu aeg nagu. Aga teate ainult sellepärast, et te olite nii lahked ja olite käinud Elu24 laivis. Nii et ma olen selline ära ostetav muuses. No aga emme, Anu, kas sa oled nüüd... Jää vait! See jääb sisse, see jääb nii väga. Ei, mis sa tahad? Sul on piinlik meie pärast. Ei, Ta kutsub mind emaks. Ma ei ole 7... Hingeline ema, ma ei mõtle siis kohe midagi sellist. Mina, kes ma olen nii õrna hingega ja... Aga sina meile andsid ju selle kuulsuse. Ma ei taha olla kellegi ema. Ma tahan olla sinu tütar. Ole siis mu tütreke, kas sa oled nüüd rahul? Aitäh, emme. Täna olemegi emal. Õige, jah. Sõna otseses mõttes. Kuule, aga anname nendele. Kes need on seal taga? Kes need on? Need on meie trummar Martin ja meie klahvimees Joonas. Nii, Martin räägib nüüd ka. Võta mikrofon üle ja... Sina oled Martin? Jaa, aus. Ei hullu. Aga ütle see klassikaline küsimus. Issand jumal, kellega ma räägin iseenda. Ühesõnaga, klassikaline küsimus, mida artistid kõige rohkem vihkavad. Mis tunne on ja kuhu edasi? See oli tegelikult päris ootamatu. Ma ei osanud mitte midagi arvata. Ausalt. Küsimus on ka ootama. Mis sa küsisid? Mis tunne? Tunne on ja edasi lähme veel paremini. Kindlasti. No edasi. Oota, mis ma ütlema pean? Või mis küsimus on? Mis tunne on ja kuhu edasi? Mis tunne on? Praegu on tunne siuke, et tahaks hästi palju ringi joosta siin maja peal ja erinevate inimestega hästi palju mingelida, sest et kõigil on meeleolu väga hea. Ja oota, kuhu edasi? Seda esiteks, aga enne peab transat tegema. See on see, mida keegi ei mõtle, et keegi peab asju tassima ja siit kuidagi sellest hullumajast takso saama, aga see on teine jutt.
kas ma tohiksin nüüd küsida, kas te tahate öelda, et kõik need vidinad, millega te laval olite, need olid teie enda vidinad number 1? muidugi. Ja te ise peate selle eest hoolitsema, kuidas need vidinad siia lavale jõudsid ja kuidas nad siit pärast hiljem minema viiakse. Kas te... Okei, ma mõtlesin. Ega teil ei ole transamehi või? Mina ei esinenud siin, ma lihtsalt tulin auhinnale järgi. Ahah. Nii, et Kristel, kuule, võta kätte, pane dressipüksid jalga ja hakka tööle, mina magad siin. Võta kontsakingad maha, emps ja. Mina tulin esinema, mina esinesin ära, minul anti mikrofon, pane riidesse, tule tee ära, tegin, mikrofoni andsin tagasi, pole rohkem vaja täna õhtul. Mida ma siin enam vahin? Kas sa pittu lähed? Alati. Kas sa jood ka? Ei. Okei, no mis me siin ikka vatrama, aga edu teile ja noh, nüüd ma ei saanudki tegelikult seda teada, et mis edasi? Taavi, räägi, mis edasi? Tulevik, ma mõtlen nüüd mitte seda Chicagot, aga... Ja. No, olgem ausad, tegelikult uus materjal juba valmib. Eile just käisin ühe uue loo üle. Siin on meil muusika ja videod tulemas, mõtleme asju palju suuremaks, kui võib-olla siiamaani on seda tehtud. Ja eks me üritame ennast iseendale ja ka teistele veel rohkem tõestada, et selline žanr nagu elektroonika seda on väärt kuulamist. Siit leidub igasugused põnevad asju. Samamoodi ma tegelikult tookski välja, et need ülejäänud 2 nominenti, Paul Oja ja Mort Fustang, kes on meie jaoks, minu jaoks kindlasti väga suure kaliibriga elektroonika DJ-d, muusikud Eestis ja Mort ka välismaal ju kõige ühesõnaga ulmemehed, eks ju, ja see, et me siia oleme sattunud niimoodi ja meid lõpuks hinnati. Ma loodan, et hääl oli veel, sest tahaks ka järgmine aasta tegelikult siia tulla ja mitte ainult ühes, vaid võib-olla ka mitmes kategoorias. See oleks ju väga tore, väike ambitsioon ka asjale otsa. Rocki album. No tegelikult alternatiivi kategoorias me võiks täitsa vabalt ju ilmselt esineda, kui meil nüüd too album oli küll veidi süke tõesti elektroonilisem, sõna otseses mõttes väga palju, aga nüüd kuna meil on nüüd koosseis laienenud siin vahepeal, siis ma ei tea, kuidas üldsus seda muusikat hakkab üldse kategoriseerima. Seda ma ei tea kunagi. Ja eks näis. Põnevad ajad on ees kindlasti. Ma tahtsin seda ka veel küsida, et kas nüüd, kui te olete nii kuulsad, et juba nagu televiisoris ju näidati ka nüüd, panite tähele, et kas siis, mis see tähendab siis, et nüüd tuleb õudselt hakkab sadama neid igasuguseid kutseid igale poole, pappi saab ju ka rohkem küsida? No... Mõtle selle peale, Krista, sa ei pea vastama. See oli retooriline küsimus, mõtle papi peale. Äkki ma saan endale selle villa Hispaanias siis osta lõpuks. Pidingi just küsima, et mis on kõige suurem unistusega. No näe, siit ta tuli. No enda oma saar. Tahaks Saaremaa ära osta. Yes! Aitäh teile!